Tervist! No nii, tere taas kord. Wow. Nädal on möödas. Ja mis me teeme? Ma ei teagi, mis me teeme, sellepärast, et ma olen natukene nagu hämmingus, sellepärast, et tulemas on üks väga tähtis päev. 8. märts. Jah. Ja ma tahtsin teha vaukuretorti, kus oleksid maasikad ja mandlid ja suhkur ja kõik. Aga siis Priit ütles, et me oleme ju lihakokad. No, vot. Ja kahjuks võratehasest ei tule maasikaid. Just. Aga mis siis muud, kui teeme ikka torti? Aga võileivatorti? Just nii. Sul on ka võileitort? Mul on niisugune väike, ma ei oskagi teile öelda, on tort või võileib või mingi... Miniatuurne. Noh, jah. Pisikestele, saledastele... Hommikustele. Jah, just. Aga... Kaasavarale. Minu selline võileivatort on väga lihtne. Selles mõttes, et mul on siin sinki, kurki ja toorjuustu. Sellest ma teen ühe täidise. Mustast leivast panen siia alla mõnusa põhja. Mul on siin puljongit, millega ma natukene niisutan seda. Ja siis teine tuleb selline vegetariaanli kate. Siin on... Siin on päikese kuivatatud tomatid, avokaadot ja natukene porrut ja samamoodi toorjuustu. Ja sellest tuleb teine kate. Ja siis läheb see kogu see lugu külma. Ja siis 12 tunni pärast näeme. Kohta, aga siis on see, et sa teed sala ja teed õhtul siis nagu tordi valmis, peidad rõdule. Näe, et hommikul üllatada. Soo. Aga mis sul vastu panna on? Mul vastu panna. Mul on tegelikult vaata hoopis niisugune asi. Mina panen maamehe sinki, panen siia suitsuvorsti ja panen kana. Suitsukana. Nii. Aga sa tead, suitsukanaga nüüd niisugune nali, et alates tänasest on igale kana, pakile võro kana, pakile tuleb kleepekas külge. Et ostes 5 kanatoodet, hoiad tšeki alles, registreerid ennast ära Atria kodulehel www.atria.ee ja sul on võimalus võita 50 000. 50 000, ei ole võimalik. 50 000 teeku. Kusjuures 1500 esimest saavad veel endale 3 kuuks tellimuse 3 ajakirja vahel. Vot nii. Ja kusjuures kupatus käib üle Eesti. Üle Eesti. 5 toodet pead ostma. Ei pea korraga ostma, võid jupi kaupa ka osta. Kõik inimesed käes on puhas kulla aeg. Et meie kõikide õrnemad pooled ootavad teie poolt üllatusi. No juhul, kui te olete meessoost, jah? Õnnesoost ka või? Tead, see tänapäeva ühiskond on hukka läinud. Aga... Mõnel on ka võib-olla naispool. Kui te ostate igal juhul 5 kanatoodet, siis võite olla just teie 50 000 omanik. Aga siis esimese... Teeks süüa. Jah, just. Esimese täidise jaoks ma panin siis siia sisse tükeldatud maamehe sinki, kurki, toorjuustu ja siis mul on siin koriandrit ka hopsti see siia juurde. Ja natukene soolapipart võib pärast maitseks panna ja sidruni mahla samuti. Ja teine täis, nagu öeldud, toorjuust, jällegi, toorjuust on puhas kuld. Avokaado, porru ja päikese kuivatatud tomatid. Sa teed ka midagi vähemustele, taimetoitlastele? No seda ütled sina. Ja mõlemad täidised segamini, siis kui teil on kodus selline ümmargune vorm, siis oleks hea lõigata mõnusast, ilusast mustast leivast sellised head tükid, et saaks selle vormi ära täita. Ja siis ei ole muud, kui mina hakkan valama peale. Ma lõikasin suitsukana ja panen siia hulka majoneesi ja selle panen ka oma. Ma ei teagi, võileib, tort, igaüks vaatab nii, kui ta tahab öelda. No kuna varsti tulemas pidupäev, siis kindlasti... Tortike. Aga mul on siin toorjuust, siin on siis kana, siin on mul lõigatud niisugused õhukesed saiaviilakad, mis on ahjus ära röstitud, sinki, lehtsalatit ja siis on sellised pikniku juust. Ja selle panen ka oma võileiva vahele. Mis moodi? Hiljem näed.
pärast YouTube'ist vaata või www.lihakokad.ee. Just, jah. Mõnusat jahtunud puljongit ma panin siia juurde natukene sidrunimahla ka. Et oleks sükest mõnusat hapukat mekkima ja hästi õrnalt lasen üle nende leibad. Kuule, mulle ei andnud ikkagi asu see pagana taimetoidu, see kiht. Sinna võib ju ikka mingisugust liha ka vahele panna nendele kõigitele asjadele. Pane kana vahele, kana. Tegelikult võiks panna küll. Loomulikult, et oleks meil üks selline mõnus hingikiht ja teine niisugune taimne kanaline asi. Nii. Esimene kiht on peal. Loomulikult on see selline tort, mida peaks valmistama siis üks päev ennem, et need maitsed mõnusalt seguneks. Külmkapis 10 tundi võiks ta kindlasti seista. Nüüd läheb järgmine leivakiht. Sest kahjuks meil saia ei ole. Poisi müüdud. Ei, lihtsalt ma põhimõtteliselt võtsin leiba, sellepärast, et ma väga armastan mustleiba. No võt siis. Tihedalt see peale. Ja siis läheb juba teine kiht, kus oli siis avokaado, päikesed tomatid, just, toorjuust, soolpipar. Mina panin viimase kihi leiba siia peale ja nüüd ei olegi muud, kui paneme selle mõnusa võileva tordi vähemalt 10 tunniks külmkappi. Pärast seda segame toorjuustu, siis natukene hapukoort, sibulat, võib-olla mingit rohelist, eks ole. Teeme ta ilusaks ja serveerimegi. Aga... Mis juhtus? Ma sain valmis. Kallid naised, kui te olete kunagi elanud kõrgemal kui 10. korrus, siis teadke, et Priit on võimeline serveerima veel kõrgemaid torte. No ma ei tea, kas ta nüüd on võileib või on ta tort? Minu arust on tort, aga väga mugav on süüa loomulikult. Võtad niimoodi lusikaga ja sopp söölab suus. Ja vaata, siin on see pehme kiht ja siis on jälle krõbe niisugune kruntsi on nagu vahepeal, et mõlemad nagu on balansis. Saite aru, kruntsi on vahel. Okei, ma panen oma tordi ahju. Ma panen oma tordi külma ja me vaatame, kuidas Priit lõpetab oma serveerimise. Ja põhimõtteliselt ladusingi siis kihiti kardinali suitsuvorsti, siis saia, rohelist salatit, kana, suitsukana, hakitud, segatud majoneesiga, siis jälle sai, siis maamehe sink, siis panin toorjuustu, panin 3 pikniku juustu sellist tala, kandetala ja siis järgmise saia, siis jälle kana, siis natukene toorjuustu ja ühe tuti veel siia kõige otsa. No nagu võlupäeval, nagu sa ise näed, on möödunud see 10 tundi. Ma panin nüüd siia kirstomatit ka natuke peale. See balsamiko sirup sobiks ka tegelikult väga hästi. Või tipp-täpp, aga tead, vaata see külg siin on ja mis siin on, kohe nüüd kaamera poole, see näeb välja nagu miniatuurne ronimissein. No väga hea. Oleks me nii väiksed, siis me võiks mööda seda seina ronida ja siis tulevikus meil ei oleks selliseid kõhte ees. Aga armsad sõbrad, kohtume jälle nädala pärast ja loomulikult Mida? Üks asi on veel. Ilusat naistepäeva!